Ma juubelile läksin ühest linnast teise linna ning mõtlesin, et kuidas oleks targem sõita sinna. Siis otsustasin stratosfäärile teen suure teene, kui lillede ja tordiga ma rongiga lähen teele. Läksin vagunisse, olin rõõmus, vagun tühi. Ei olnud kooli vaheaega ega riigipühi, vaid teises otsas istus ääres mees. Süttis tema silmade ees. See mees ei olnud korralik, vaid pigem vastupidi. Ta särgil oli 10 kordi soolaks kuivanud higi. Ta näppis oma habet, mingi mõte oli peas ja juba süüdistasin end ses rongisõidu veas. Mees igas jaamas hüüdis palju häälselt põrra ja igas jaamas lähenes pingirea võrra. Ei meeldinud ilmselt talle meie varaline lõhe, ju püüdis seda siluda. Mul hakkas väga kõhe. Rong jälle peatus, aga ikka keegi ei tulnud peale. Ei saanud enam loota ma ka juhusele heale. Mees tegi jälle paha endelise põha. Ja istuski see jube mees, ta istus minu kõrval. Ma ju palusin mind ära ja närvi, kui ma istun siin, kus mul on olnud hea. Ära hirmuta, kui selja taha vaatan, minu kõrvale sa pugema ei pea. Mees vaatas minu torti mitu korda, limpsatas. Mees vaatas minu torti mitu korda, limpsatas. Ei olnud mina üldse tordist loobumise meelt. Mees tegi mulle enda. Jah, kõrva sees sai kätte midagi. Tein, kus on minu torditükk. Torditükk ja ma maha jäi. Koos karbiga. Tein, kus on sinu rahakott. Pangakaart mul ainult kaasas on ilma pinnita. Iga rong jõuab ükskord ja ma siis sellest mehest lahti saan ma. Kuid varsti olen mina tagasi, ma sinu kõrval olen tagasi. Tahan olla väga sinu sõber. Sorry, aga meil sul natti nõder. Ja nad läksid, ja nad läksid, ja nad läksid.